tagasi veebruari vlogi, ma kusjuures ei tea, kui palju te kuulete, aga ma loodan, et piisavalt. Ühesõnaga, te olete minuga New Yorgis ja me oleme siis täpsemalt LaGuardia lennujaamas. Ma ei tea, millest nagu alustada, kas ma pean alustama kõigest sellest jamast, millega ma siin olen diilinud. Ühesõnaga, ma olen teel Miamisse. Me olime New Yorgis nädal aega ja ma ei alustanud seda vlogi New Yorgis sellepärast, et me olime sõprade majas, mis tähendab seda, et kuna see ei ole minu maja, siis ei ole ka minu õigus näidata teile vlogis, kus keegi elab. Ehk siis Miamis on meil võetud suur korter ja Janette peaks ka siia lendama homme jõudma. Nii et nüüd siis ametlikult ma ütleks, et algab selline toredam osa sellest reisist. Ja see tundus ka õige aeg, kus alustada seda vlogi. Ja ma ei ole üksi, ma olen Leoga. Ta on seal. Leo, you wanna say hi to the vlog? No? Okay. Tere hommikust. Yeah. See reis on ühtlasi olnud ka ilmselgelt taste testing reis ja mina olen siis tahtnud proovida kõiki asju, mida meile haibitakse TikTokis. Ja üks nendest asjadest on Duncani kohvi. Ma olen saanud ülihalba kohvi praegu osas, sest meil kodus lihtsalt oli väga siit kohvi. Või seal, kus me elasime. It's good. The jelly though is weird. Kohvi on hea. Ma võtsin iced kohvi külmavahuga ja mul on väga hea meel, et ma ei pannud siia mitte ühtegi siirupit juurde, sest et nagu see külm vaht siin peal juba mu hambad tahtsid välja kukkuda. Nii et kui sa ei ole ka suhkur inimene, sa oled USA-sse tulemas või kuhugi, kus on Duncan, siis ja sul meeldib kohvi maitse, siis sa ei rikku seda ilmselt siirupiga. Jah, aga see külm vaht sellises nagu täpselt piisavalt mingit maitset või magusust. Ühesõnaga, me otsime oma värava üles ja näeme juba Miamis, ma arvan, meie korteris. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing Miamisse, wow. See oli väga atraktiivne. Aga tegelikult me oleme siin olnud ametlikult juba 2 päeva. Aga kuna esimene päev me jõudsime nii hilja ja teine päev meil oli siis esimesed tunnid siin ja me tegelikult elasime sellesse rütmi alles sisse, pluss Janette jõudis eile. Siis ma mõtlesin, et okei, alustan siis, kui kogu crew on siin. Nii et tere tulemast siis teile ametlikult Miamisse. Meil alguses ei pidanud näiteks ilmaga joppama. Ma panen nüüd valmis praegu randa minna, aga ilm tõmbas normiks, meil on päike ja on lootust, et äkki saab lõpuks mingit hänni endale peale, sest et üks asi, mis ma teadsin, et kui ma tulen Miamisse, siis tahaks lihtsalt näha päikest, tahaks randa minna, sest et see talv Eestis on liiga pikk olnud juba. Et ühesõnaga, see on meie plaan täna. Me paneme end valmis, et minna South Beachi. Ma arvan, South Beachis on meile kõige lähemal. Sest et meie korter siis, kus me praegu oleme, asub Brickeli lähedal. Brickell on siis South Beachi lähedal. Ja nad ütlevad, või kohalikud on öelnud, et see ei ole nagu kõige rand, aga samas on nii-öelda see kõige populaarsem. Ja et sinna me minema peame. Me peame küll minema bussiga või siis Uberiga sinna, sest et vaevalt, et me 40 minti jalutame või tegelikult tund. Ja tegelikult tahaks hommikusööki ka võtta, sest et ei taha päikest raisata, nii et ei hakka siin vaaritama. Võtame tee pealt midagi. To you.
ühesõnaga ma ei tea. Open group chat. Ühesõnaga, ma ei tea, kui palju te kuulete mind, aga me oleme South Beach'is terve grupiga ja ma arvan, me tegime praegu kõige usalikum asja, mida sa saad üldse ühel reisil teha. Lõin mina lahti TikToki. TikTokis on siis, oli üks tüdruk, kes rääkis, et kas te teate, kuidas te saate nendele jahipidudele või siis nagu mingitele, ma ei tea, poolpartidele, ükskõik mida, mingitele pidudele, et see ei ole lihtsalt see, et sul peavad tutvust olema. Ei, selleks on äpp. Kui me Eestis kasutame Tinderit ja siukseid asju, et leida mehi, mida ma õnneks pole kunagi pidanud tegema, siis siin on siuke asi nagu Tabler. Ja Tableris sa teed oma profiili ja sa saad apply'ida, et osa võtta pidudest. Ja me apply'isime just siis mingi 50 centi jaadpartile ja need tekkesega ja Leo siin teeb ka oma profiili praegu, sest et mehed saavad ka apply'ida. Ja me saatsime oma requesti ära 2 minutit tagasi ja sa aktsepteeriti 1 minut tagasi. Nii et, wow, võib-olla on siis peole minek täna õhtul. Oh, flick the switch, kill the lights. Oh, city lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. Going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real, cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. Ma ütlen ausalt, mul tegelikult ei ole aimu ka, kus me selle vlogiga oleme. Me oleme tegelikult jõudnud Orlandosse. Orlando on siis meie viimane sihtpunkt kogu selle reisi jooksul. Ma tulin välja, sest teised jäid tuppa magama ja algne plaan oli see, et me tuleme kell 10 päevitama, aga tundub, et meil oli väga hea uni. Nii et see tundus ka hea võimalus tegelikult teid update'ida või võib-olla alustada seda vlogi. Ühesõnaga, Miami's läks vlogimine ülilappe, sest ma olen terve see reis olnud täiesti haige. Nagu mu keha on mu vaenlane praegu, see võitleb mu vastu ja ma ei tea, miks. Mul reaalselt täna on esimene päev, kus mu hääl, ma tunnen, et on normaalne hommikul. Mul on kogu aeg olnud mingi siukene hääl ja nagu it is annoying me. Nagu te ei kujuta ette ka, ma ei taha suud lahti teha, sest et ma lihtsalt, see ajab mind ennast juba närvi, mis su häälega viga on. Ehk siis mul oli hääl täiesti ära. Ma olen köhinud terve aja. Ja ma arvan, et see on see AC. Ma arvan, et kuna need temperatuurid on olnud siin päris kõrged, meil on olnud mingi 25-26 kraadi üldjuhul päeval, siis, ja siis sa lähed sinna tuppa, kus see AC huugab lihtsalt. Keha ei händli ärast olukorda praegu, nagu absoluutselt ei saa aru, mis toimub, miks on vahepeal külm, miks on vahepeal nii kuum. Ja ma arvan, et see mõjutaski seda, et ma ei ole haige, vaid lihtsalt see AC tegi midagi. Nii et motivatsioon, et Miami's vlogida oli tegelikult 0, sest ma lihtsalt tundsin nii halvasti ja me tegime küll asju nagu Miami oli täiesti crazy, let me tell you. Ma arvan, et see osa on vlogi sisse jäänud, kus ma ütlesin teile, et me tõmbasime äppi Tableri. Ühesõnaga me kasutasime seda äppi, see täielik skämm, ärge kasutage seda nagu, kui te tulete Miami'sse on palju lihtsamaid viise, kuidas te saate nii-öelda veeta mõnusalt aega tüürukutega ja pidutseda ja teha seda päris taskukohaselt ja selleks ei ole vaja seda äppi. Ühesõnaga sellel, mul on siis nii palju teid update'id, et ei kujuta ette ka. Me tõmbasime selle äppi ja see pidu oli täielik nagu skämm, seal pidi olema 50 centi kontsert, 50 centi kunagi ei tulnud, nii et nagu be careful. Aga me läksime Janettaga edasi siis siukses sööklubisse nagu Live, see on siis ka üks populaarseid ööklubist Miami's. Ja me ütlesime Janettaga, et tavai, et nagu $50 oleme nõus sisse pääsu eest maksma, et muidu oli tüdrukutele $100 sisse pääs, see on umbes 95 €. Ei ole nõus seda maksma. Ja me läksime sinna ja me saime tuttavaks mingi teise promootoriga ukse peal. Ma nagu rääkisin turvaga juttu, küsisin, et kas üldse on väärt minna ja maksta seda raha praegu selle klubi eest. Ja lampi tuli mingi tüüp välja, et ta on promootor selle üldse nagu Miami's klubide jaoks ja ta oli mingi, et tavai, I can get you in ja ta põhimõtteliselt sai meid sinna klubisse tasuta sisse, nii et me pidutasime täiesti tasuta sellel õhtul ja kuna tal oli mu Instagramis, ta kirjutas mulle järgmine päev, et kas te tahate midagi teha, et meil on, saaksime teid sinna tuua, blablabla. Ja viimasel päeval, see oli siis teisipäev täiesti random päev, tüüp kirjutab mingi, me läheme restorani, kas te tahate tulla, mingi 20 tüdrukut, eks ju.
ja resto ja siis pärast lounge'is istumine ja kõik on tasuta, me olime Janetega nagu davai, let's go, sest et see tundub nagu full on Miami experience. Ja me läksime sinna ja meie kogu õhtu kulu oli $7, sellised Uber, mis me nagu võtsime, et minna sinna restorani ja sellega lõppeski, meil oli mõni Miami selline kogemus veel, aga te saate pildi, mis on Miami, kui sa oled enam-vähem hea välimusega tüdruk, siis you're gonna have a great time in Miami. Aga nüüd me oleme Orlandos ja Orlandosse, miks me üldse tulime, on tegelikult ka põhjus, miks me üldse Miamisse jäime. Orlandos toimub siis Bachata festival, kus ma siis õpetan ja algselt tegelikult ma ei pidanud seal õpetama, et algselt ma lihtsalt kirjutasingi sellele korraldajale, et me tuleme mu partneriga Orlandosse. Ma tuli nõu, et päikest võtta, aga nüüd ma võitlen selle päikesega, et ma saaks teid ära update'ida. Ühesõnaga, kirjutasin korraldajale, ütlesin, et me tuleks Orlandosse festivalile, sest et kui ma juba tulen USA-sse, sest algne plaan oli lihtsalt tulla ja veeta aega Leo sõpradega New Yorgis ja võib-olla anda mõned tunnid. Aga kui me juba siin oleme ja festival on nii lähedal sellele ajale, kui me siin oleme, siis see tundus lihtsalt õige asi, mida teha, et kirjutame. Ja ma kirjutasingi, et kas me saaks lihtsalt nagu full passi, et saaks tulla, näha nii-öelda USA festivali, ma ei ole kunagi USA festivalil käinud. See korraldaja oli ülitore minuga ja siis ta oli ka, kas sa muidu saaks nagu anda enda ja su partneri Instagrami ka, andsin meie Instagrami, et oli nagu mingi okei, et äkki te tahaksite õpetada ka, et nagu I love your style ja see oleks üliäge, kui te võtaksite üritusest osa kui artistid. Ja selle tõttu asjad liikusid ja nüüd, kui ma algselt plaanisin siia ainult tantsima tulla, siis nüüd ma õpetan siin, mis on täiesti crazy selles mõttes, täiesti unplanned, aga väga äge minu arust, et selline asi juhtus. Ehk siis nüüd me oleme Orlandos ja festival ametlikult täna on siis pre-party, ametlikult festival hakkab pihta homme, aga minu arust kõik artistid on juba saabumas, nii et tegelikult juba vist täna see pre-party saab olema täiesti crazy. Ja kuna ma ärkasin tegelikult full of energy ja ma tunnen, et okei, et normaalne Kaisa hakkab tagasi tulema, terve Kaisa hakkab tagasi tulema, siis ma üritan teile täna vlogida ikkagi nii palju kui võimalik. Meil väga palju plaane pole selles mõttes, et me plaanisimegi Janette ja Leo Katavai, et võtaks hommikul päikest, teeks nagu kuni 1, sest näitas, et kuni 1 on päike. Ja siis läheks juuksi ja peale seda on vaba kava, õhtul on pre-party mingi buss meil, mis on korraldaja poolt artistidele tellitud, nii et see on midagi uut mu jaoks, nagu mingi pre-party buss, what the heck is this, ehk see saab väga huvitav olema ja kell 8 hakkab pihta, aga pidu on kuni kella 4 või 3, nii et ma ei tea, kuidas ma survivin selle, ma pean vahepeal lõunauinaku tegema. Aga jah, ma arvan, et ma olen praegu teid up to date viinud, ma arvan, et teil on kogu informatsioon ja kui ei ole, siis ma üritan päeva jooksul lüngad täita. Ma võtsin endale raamatu ka kaasa, ma olen peaaegu selle läbi lugenud, I have this much left, nii et tegelikult raamat on põhimõtteliselt läbi, siis seal taga on need mingi tänusõnad ja asjad ja väga hea raamat on muide, nagu tõesti kerge lugemine ja mulle meeldib see žüsee, mis siin on. Ehk siis jah, täitsa soovitan. Ma ei ole küll mingi book-girli, Kaisa kinkis selle mulle. Mõtles, et okei, et siin on mingi sisekujundus, siin on mingi tele, värki-särki, ehk siis tundus mu jaoks õige ja ütlen ausalt, väga tabas naela pihta. Väga tore raamat on. Glamuurne artisti elu Hilton hotellis, oota, te peate seda reaalsust nägema, sest et ei ole valmis selleks. Hommikusöök on võikud, lõunasöök on võikud ja õhtusöök on võikud. On punast veini ka. Nii glamuurne ja mis meil veel see laua peal on survival stuff. On maitseveed, sest et peab ju hüdreerima. Ja suhkruvabad Red Bullid, see on küll nüüd Janette oma. Ma võtsin mingi Alani New, mis on mingi kohalik kraam. Aga ühesõnaga, this is the glamorous life of artist people.
Mulle meeldib, et jaanuaris ma ütlesin teile, ma olin Londonis ja siis ma ütlesin, et jah, et korraldaja teeb süüa meile ja et see ei ole tavapärane. Seda ma mõtlesin, see ei ole tavapärane. Nagu mul on tunne, et enamus aja mingi festivalidel on lihtsalt, et saaks midagi kõhtu, enam-vähem tervislikku, aga nagu mis see on savi põhimõtteliselt. Peaasi, et lihtsalt midagi saaks süüa ja saaks natuke raha kokku hoida, sest et it will get expensive, kui peab kogu aeg väljas sööma. Wow, look at you go. Look at those guns. Look at that gun. Yes, look at him. Oh yeah, feel the burn. Feel the burn. The light is not good. Oh, the other way? Good. No. Later, when the light's gonna be good, I can see your... I wanna get you all alone now and go hide away from the lights, but I don't dare to. I'm too fragile, and for that I do apologize. Maybe someday we can work it out, but I'm afraid it's too late to try. Baby, I don't dare to love you, and you know the reason why. Don't you know I'm way too weak to swim? Can't you feel the waves come crashing in? Running out of safety nets, 'cause every night I fall down in the middle of the night screaming, oh my God, 'cause your love's too deep. You know your love's too deep. I reach out in the middle of the night screaming, oh my, 'cause your love's too deep. You know your love's too deep. I think I'm love drunk and it feels wrong, but I'm not afraid to admit I used to feel safe next to you, babe. Now I'm thinking I deserve a hit. Maybe someday we could work it out, but I'm afraid it's too late to try. Baby, I don't dare to love you, and you know the reason why. Don't you know I'm way too weak to swim? Can't you feel the waves come crashing in? Running out of safety nets, 'cause every night I fall down in the middle of the night screaming, Vaadake, mis siin juhtus täna. Ma olen ainuke, kes on ära põlenud meie seltskonnas, ma ei tea, kuidas see võimalik on ja kuidas teised täiega midagi pole juhtunud, sest me oleme kõik täpselt sama kaua väljas olnud ja ma olin päikse käes 11-1, nüüd ainult 2 tundi. Nagu üritame mitte flashida, aga what the fuck? It's okay. I'm okay. Aga ühesõnaga, me paneme nüüd praegu ruttu valmis ja ma ei hakka väga pikalt siin jutustama praegu. Me alustame siis oma neljapäevast pidu. Tööd, minu jaoks töö, kelle jaoks pidu. Ja täna siis on see pre-party, meil on partibuss kell 8. Nii et mul on aega tund ja pool, et saada valmis nii-öelda make ja soeng ja panna riidesse. Nii et selle tõttu ma tean kindlalt ennast ja ma ei saa teiega jutustada samal ajal, sest ma muidu ei saa selleks ajaks valmis. Aga ma tahtsin näidata, et ma olen Sephorast paar uut asja endale soetanud ja üks nendest on ju iga kord ma kaotan selle ära ja nagu no, where is it? NARS Soft Matte Complete Concealer. Kõik haibivad seda, et see on ainuke concealer, mida sa vajad, kui sul on vaja aknet või midagi varjata. Mul on see pigmendi like, mis õnneks praegus valgusest ei näegi, aga siin on hästi suur pigmendi like, nii et ma kasutan seda et siis oma põhja all, et varjata oma pigmendi like ära. Aga kus on minu primer? Siin. Jällegi influencerite bränd, see on siis üks influencer, keda ma olen pikalt jälginud. Minu suht sellest saadik, kui ta üldse alustas oma brändi, aga Refy Beauty, kõik haipisid seda Face Primer Glow Sculpt toodet ja ma olen seda praegu nüüd primerina kasutanud ja täitsa tore, niisugune kerge, nagu kerge, pigem vesine kui õline, et jah, sobib väga hästi meigi olla, nii et mõtlesin why not, et selline minide sektsioonis olemas, nii et jah. Ja see on lihtsalt nii cool on seda peale panna, mis tahaks ainult rullida oma nägu sellega. Väga innovative.
aga eelkõige ma võtsingi seda sellepärast, et ma teadsin, et kohe kui me päikse kätte jõuame, siis mu nahk saab olema ülikuiv ja see peaks siis olema nagu pigem niisutav primer. Ja seda mul vaja ongi. Nagu näete. Hakkab lappesse minema. Me olime täpselt õigel ajal kohal, nagu me pidime kell 8 olema valmis. Ja kõik jäid pool tundi hiljaks. When I see the dream we're chasing true and okay for me, yeah, yeah. Luckily we're free to be first class riding casually, yeah, yeah. I wanna know it tonight. I wanna be the one to surprise you. Wake you up in the morning. I wanna be the one that you call it. Cause I see you in the future with me. I wanna meet you. Good morning! Ma jõudsin need valmis panna enne, kui ma seda vlogi alustasin, vlogi päeva. Sest Janette tuletas mulle meelde, et sa ei ole vist vloginud paar päeva. Ei ole jah. Ja ma mõtlesin, et eelmise päevaga ma lõpetan tegelikult vlogi ära. Ja siis ma sain aru, et täna on meil tegelikult täiesti teistsugune festivalipäev. Kui muidu, kunagi ma tegin Horvaatia vlogi ka, siis ma näitan teile seda, kuidas me käime mingi socialitel ja paneme end valmis ja paila, pidu. Siis täna on selline päev, kus meil on full on content'i päev, mis tähendab seda, et mina ja Leo peame video filmima või videoid sotsiaalmeedia jaoks, sest et me jälle pikalt ei näe üksteist pärast seda, kui musast ära lähme. Ehk siis sotsiaalmeedia peab ikkagi elus püsima, content'i on vaja luua. Ja siis meil on vaja ka Janettega teha content'i enda grupi projekti jaoks, ütleme niimoodi. Nii et jah, ma ei ole teile ilmselt sükest behind the scenes'i näidanud, nii et võib-olla see on tore asi, mida siia vlogi lisada. Aga jah, ma mõtlen lihtsalt, et ta paneb end valmis, tegelikult ma ise lähen vist Leoga kohe preppima meie videosid siis. Ja kui Janette valmis on, siis me saame preppida enda video ära. See on hea plaan, et ma lähen otsin Leo üles ja hakkame selle päevaga pihta. Like we have a training group together, we have done choreos together, we have like performed together, but just like a spontaneous 30 minutes, let's go, we've never done that, it was the first time. That's right, we have been really good for 30 minutes. Viimati, kui ma update'isin vlogi, siis me filmisime content'i ja pärast seda ütleme nii, et sellest on möödas 8 tundi. Kell on 12:30 öösel ja tegelikult me käisime just vaatamas showsid, et hästi paljudel Bachata festivalidel on enne siis seda õiget nii-öelda pidu, kus me tantsime, on showd, kus siis kõik teevad oma kas siis paaridega, koreograafaid, soolosid, mis iganes. Ja mul lihtsalt ei olnud energiat enne, et update'i teid. Oh my god. Mu keha annab alla. I'm dying. Aga ühesõnaga, pole hullu. Ainult 2 socialit veel. I can do this. Mu keha peab vastu. Kõik on hästi. Ma võtan ravimeid. Ja sükkas keha augu sul ei ole olnud? Ei ole ja ma ütlen, mul hakkas tegelikult haigus taganema. Mul on tunne, et see hakkab uuesti tagasi tulema. Aga mingi uus laine tuleb peale praegu. Aga ühesõnaga, tulime tuppa, sest oli vaja natukene ennast koguda, inimmassist eemaldada ja me oleme siis valmis, et minna pre-partile. Literally pre-party kell 12:30 öösel. Mida pekki. Ja peale seda socialile ja siis saab see päevale. Milline? I have no idea. I have no idea. Kus see saadud on? Ma ei tea. Oota. Mingi muu pudeli võtta. Jah. Ühesõnaga, te olete update'itud. Issand, ja homme ongi viimane päev nagu üritusel. Ja siis me juba lendame Eestisse tagasi, täitsa crazy. Wow. Nagu näha, siis ma olen tagasi koju jõudnud. Ja see
väga crazy, täiesti vahepeal ma isegi ei oska sõnadesse panna, mis see reis oli, aga see crazy reis on läbi saanud. Ja ma olen tegelikult mõnda aega juba kodus olnud, nii ma olen ka jetlagist taastunud. Ja ma vlogi alguses ütlesin teile, et millal ma siis peaks rääkima sellest kõigest, mis siis eelnevalt sellele vlogile kõik juhtus. Ja kuna ma selleni ei jõudnud USA-s olles, siis ma mõtlesin, et paneme siia video kokkuvõttesse siis need asjad, mis ma tahtsin teile tegelikult rääkida video alguses. Ühesõnaga, ma tahtsin teile lihtsalt rääkida, kui sa oled muide taskusõbrannade kuulaja, siis sa oled enamus nendest asjadest juba kuulnud ja kui sa ei ole taskusõbrannade kuulaja, siis istu maha ja naudi seda story time'i. Ühesõnaga, selle reisi alguses me elasime ikka väga haigeid asju läbi. Ühesõnaga, me pidime alguses lendama USA-sse 10. veebruaril ja ma jõudsin USA-sse lõpuks ikkagi 12. veebruaril ja miks see oli nii, oli sellepärast, et enne USA-sse minekut oli meil siis booking Leoga Küprosel ja mina siis tegelesin meie lennupiletitega ja ma ei tea, miks ma arvasin kogu aeg, et me lendame Eestisse tagasi 9. ja ma võtsin meie lennupiletid USA-sse 10. Ehk ma mõtlesingi, et okei, me jõuame 9. õhtult tagasi, jõuangi ilusti kohvri ära pakkida USA jaoks ja siis 10. lennata siis päeval USA-sse. Kõik tundus perfektne, ma olin nii uhke selle planeeringu üle ja siis ma sain aru, et need lennupiletid, mis mu peas olid, et me 9. jõuame tagasi Eestisse, olid siis tegelikult, et Leo algsed lennupiletid Prantsusmaalt Küproselt Prantsusmaale, et ma ei vaadanud seda nii-öelda sihtriiki ja mul jäi lihtsalt meelde, et 9. me jõuame tagasi ja ei, me jõudsime hoopis 10. õhtul, nii et meie USA piletid läksid vastu taevast. Kuna Leol olid kõik oma USA asjad kaasas, nagu kõik kohvrid olid pakitud, siis temaga me proovisime seda skeemi, et davai, me võtsime talle uue lennupileti Küproselt Helsingisse, sest et kuidas meie USA lend pidi välja nägema, oli siis, et Tallinn-Helsingi, Helsingi-New York. Ja me mõtlesime, et okei, et ta küll jääb oma Tallinna lennust maha, aga kui ta on ju nüüd nagu Helsingis koha peal, tal on check-in tehtud, pilet olemas, siis peaks ju fine olema. Ja siin ongi see õppetund, miks ma tahtsin teile siin ka rääkida, et juhuks, kui sa ei jälgi taskusõbrannasid, siis ärge tehke sellist asja. Sest mis juhtus oli see, et ta lendas Helsingisse, ta oli 3 tundi enne lendu kohal ja kui oli aeg siis lennu peale minna, boarding oli, siis talle öeldi, et ta ei lasta selle lennu peale, et kõik tema lennud on tühistatud, sest et ta ei läinud siis oma esimese lennu peale, mis oli siis Tallinn-Helsingi ja kui sa ei lähe oma esimese lennu peale, tühistatakse kõik sinu edasised lennud. Ja kujutage ette see seiklus, mis tema läbi tegi, oli veel hullem, ta oli reaalselt siis Helsingis kokku 48 tundi. Enne kui ta sai uue pileti ja tema uus pilet siis tänu sellele, et ta veel lendas Helsingisse ka, läks minu omast veelgi kallimaks ja mina maksin oma pileti eest 560 eurot nagu uue pileti eest. Nii et temal ma arvan, et see läkski rahvli mingi 700-800. Nii et siit meile tulevikuks räige õppetund, et esiteks topelt kontrollida kõik kuupäevad üle. Teiseks, et sa lendad alati sealt, kus sa selle lennupileti oled pannud, et sa lendad. Sest et nagu ma olin kindlustatud ja kindlustus ka sellega midagi teha ei saa, et sa saad 100 eurot tagasi, aga see 100 eurot 560 on suht väike, aga jah, ei saa midagi teha, lihtsalt õppetund tulevikuks ja ma tunnengi, et ma sain seal reisil lihtsalt nii palju üleüldiselt õppetunde. Siis mis veel juhtus oli see, et me olime New Yorgis nädal aega ja siin New Yorgist me lendasime Miamisse, kus me olime ka nädal aega, eks ju. Ja see vahepealne seiklus sinna minekuga oli siis niimoodi, et mina olin endale juurde ostnud siis check-in bagasi ja check-in bagas tohtis olla 40 poundi, kui ma panin selle endale Google'isse, siis see oli mingi 18,9 kilo, ehk siis 18-19 kilo. Kui ma läksin Tallinnast, oli mu kohver 23 kilo ja ma olin nagu, et sellest ei tule probleemi, et Tallinnas ka ei tehtud sellest probleemi. Ma jõudsin lennujaama, panin selle kaalu peale, nad on nagu mingi, et teie kohver on 6 poundi üle kaalus, et te maksate selle 100 eurot. Ja ma olin nagu, mida? Ta oli, et see peab olema 40 poundi, kui see on üle, siis on 100 eurot. Mina siis ilmselgelt mõtlemas, et okei, et ma siis üritan nagu pakkida midagi ümber, et oleks 40 poundi.
ja lõppkokkuvõttes ma ei tea, palju see poundides jäi, aga minu kohver jäi 1 kilo ülekaalu ja ma maksin ikka selle 100 eurot. Mis oli üpris valus, nagu ütleme niimoodi, et kui sa oled juba maksnud 560 eurot, nüüd sa maksad veel ekstra 100 eurot, nagu seal oli nii palju asju, mingeid lisakulutusi, mis meil tuli juurde, mis mul ei olnud arvestatud. Mul oli tehtud küll nii-öelda see emergency lisakulutuste nii-öelda budget, ütleme niimoodi. Aga see läks kõvasti rohkem, kui mu budget oli. Nii et ma pidin seda lihtsalt suurendama. Ja rahaliselt, nagu isegi kui me seal teenisime, nagu me andsime tunde, siis see oli ikkagi nagu kohati nagu miinusprojekt, kohati nagu ei olnud, sest et me saime nii palju kasulikke tutvusi ja nii palju uusi võimalusi siis tulevasteks aastateks. Ehk siis nagu selle võrra ta ei olnud ju miinusprojekt, et nagu siis me teenime selle raha nagu tagasi järgmine aastat, siis sa võiks mõelda sellest kui investeeringut, aga lihtsalt nagu sellel hetkel, kus kõik see summa ja asjad rääksid, te ei kujuta ette ka, kui stressis ma olin ja ma arvan, et ma hakkasingi seda reisi alles nagu Miami's või Orlandos nautima. No Miami ja Orlando vahel siis, kui Janette jõudis sinna. Enne seda ma olin lihtsalt stressipall. Ja ma ei tahaks uuesti läbi elada sellist asja. Et jah. Aga nagu kokkuvõtlikult mul on hea meel, et me selle reisi ära tegime. Ja Luuna, kohe saad tähelepanu. Mul on hea meel, et me selle reisi ära tegime. Mul on hea meel kodus olla. Ja ma ei kujuta ette ka, mis siin tulevik just nagu USA osas meil toob. Mingid läbirääkimised meil on. Aga vaatame, ütleme nii, et praegu töö osas ma ei ole valmis tagasi USAsse minema. Lihtsalt nagu it's too fresh, kõik need mälestused mu peas, it's too fresh. Aga ühesõnaga, me oleme jõudnud siis minu veebruarikuu video lõppu. Ma loodan, et sul oli seda huvitav vaadata, seda kaost. Ma olen seda siin praegu editinud ja ma tean, et see on kaos, aga see oligi see reis reaalselt. Et ma loodan, et see oli vähemalt natukenegi huvitav. Ja mul on tegelikult mõtted märtsi videoks ja ma korra nagu mõtlesin, et võiks teha nagu Q&A, pole ammu teinud ühtegi küsimused-vastused videot ja ma kujutan ette, et aastaga on neid juurde tekkinud. Ja siis lisaks, oh my god, mul see Instagramis 10 000 jälgijat kokku. Oh my god, jaa. Nii et üliäge, ma ei tea, kui paljud teist siin mind päriselt Instagramis jälgivad, aga kui sa jälgid mind ka seal, siis nii äge, et see platvorm seal kasvab. Yes, it's very fun. Nii et jah, selle tõttu mõtlesin ka, et nagu uus küsimused-vastused video võib-olla oleks nagu aeg. Et võib-olla on nagu mingid uusi küsimusi tekkinud. Jah, nii et see on nagu mu märtsi video mõte, aga ilmselgelt see ei tule ainult küsimused-vastused video, vaid ma teen selle nagu ikkagi teile natukene kasulikumaks ka, ma juba tean, mis ma teha tahan. Et ühesõnaga, see on see mõte ja sa võid mulle kommentaarides jätta, et mis sa arvad, kas oleks tore vahelduseks jälle üks Q&A teha. Ega vist rohkem palju ei olegi öelda. Siinkohal aitäh, et sa vaatasid. Näeme juba järgmises videos. Bye! We run away, so let us